Rahvusraamatukogu renoveerimine on jõudnud uude etappi, milleks on sisearhitektuur. Kellele see hoone tuttav on, see juba märkab kohe, et siin on nüüd palju avaram ja helgem ja valgem kui vanasti. Ja lisaks nendele hallidele seintele on siia tekkinud vahepeal ka puitdetaile, samuti klaasi ja uued valgustid on seinas ja laes, nii et täitsa juba soe tunne on siin. Hoone sisekujundus saab praegu viimast lihvi ning kuigi väljast jääb ilme samaks, on sees oodata suuri uuendusi. Raamatukogus tahetakse teha kohta, kus inimene saab pikalt aega veeta, õppida, uurida, kohtuda ja lihtsalt viibida. Tehniliselt on maja täiesti uus. Et see on ikkagi üks neid digiehituse näiteid siin Eestis, kus on tehtud nii tänapäevaste võtetega kui võimalik, aga need tänapäevased võtted on ka võimaldanud säilitada palju seda väljanägemist, mis selle majal oli, ehk siis seda identiteeti. Et esmapilgul ringi vaadates siin on need samad dolomiitseinad ja väga palju on nagu, kuidas on muinsuskaitseliselt säilitatud seda, mis on, kuid selleks, et see mõjus kõik tänapäevaselt, on ka meil selle kõrval väga palju moodsat. Üheks suurimaks muudatuseks ongi hoone keskmesse kavandatud avaraatrium, sisetänav, mille ümber hakkavad koonduma sündmused, töötoad, iseteeninduslik öö, raamatukogu ja kohvikud. Kui ta ennem oli suuresti suletud loomuga seoses Rahvusraamatukogu põhiülesandega, milleks on siis säilitamine, siis kogu uus kontseptsioon keskendub avatusele, et see hoone oleks kogu Eesti ühiskonnale avatud kutsuv hoone, mis on kultuurikeskkond. Ajutine Rahvusraamatukogu Narva maanteel suletakse 2025. aasta lõpus. Töötajad kolivad seejärel etapiviisiliselt tagasi Tõnismäele. Samuti on juba hakatud tagasi kolima ka üüratud teavikute kollektsiooni ja nii ootabki 3,8 miljonit raamatut, et riiulisse saada. Meil on 60 000, ütleme niimoodi, kastikest, mis on siis ligemale 2000 € aluse peal siia toodud. Ja nüüd, kui need riiulid hakkavad laekuma, siis me nagu paralleelselt kõik hästi korrastatud, süstematiseeritud, et samas tempos kui riiulid laekuvad, siis lähevad kohe need riiulid ka täis, et see suur protsess on meil tõesti ees. Sisearhitekti vaates on tiim kõige õnnelikum selle üle, et vana ja uut on suudetud kombineerida. Majas on sadu detaile, mis on kas tehtud vana järgi või renoveeritud. Selle asemel, et uus ja tänapäevase disainiga toode hankida, ikka selleks, et algupärast ilmet hoida. Kui nüüd rääkida mõnest konkreetsest detailist, mis on pigem nagu lausa isegi humoorikas, on see, et kui vaatate näiteks siin samas minu taga on pealiftid, et pealiftide näiteks nupud ja need signaaltuled. Selle asemel, et asendada need nüüd tänapäevase tüüptootega, mida näeb igas kaubanduskeskuses või ärihoones või kus iganes, on siis tegelikult võetud nendest vanadest eeskuju ja ehitatud nende järgi uued, mida nagu naljalt ei tehta. Valmis saab maja plaanide kohaselt käesoleval aastal ning teenused avatakse 2027. aasta mais. Septembris avatav osa puudutab peamiselt sündmuskeskust, mida saab juba broneerida.